tere sulle Meeri Tara lehele. Tänase üldise ladumise ja kaardi valikutega ladumise teemaks on sinu elu 3 kuu pärast. Mis on sinu elus 3 kuu pärast? Millised on sinu suhted, milline on sinu töö ja mis on sellised peamised pöördepunktid, mis su elus on toimunud? Ja nüüd sul on valida 2 erineva kaardigrupi vahel, selline tume, imekaunis kaardipakk. Ja teine on selline lilla, samuti väga kaunis ja natukene teistmoodi kaardipakk. Ühe sama autori tööd, hästi selge ja sirge energiaga pakid mõlemad. Valikut langetades lähtu pigem oma sisetundest, hinga sügavalt sisse ja vaata, kumma paki poole sind tõmbab, kas tumesinise või sellise lillaka. Ajatemplid leiad altpoolt, et saad liikuda kohe edasi just selle kaardipaki juurde, mis sind kõnetas. Tere sulle, kui sa valisid selle tumesinise kaardipaki. Vaatame, millised kaardid sulle tulevad sinu elu 3 kuu pärast. Esimese kaardina tuleb selline kaart nagu karikate 7. Karikate 7 väljendab seda, et praegu ja ka 3 kuu pärast võib su elus olla hästi palju valikuid ja selliseid mõttekohti. Ta natuke viitab ka sellele, et praeguste valikute tulemusena jõuad sa sinna, kus sa oled 3 kuu pärast, on ju. Aga vaata neid karikaid, kõik karikad on küll täis, aga igas karikas ei ole see, mida sa võib-olla soovid, et see on kuidagi nagu selline virvarr ja natuke liiga palju võib tunduda kõike, et mida võtta, mida jätta, kuhu poole liikuda, kuhu poole mitte, ja kuna tegu on üldise ladumisega, siis neid valikukohti ilmselt võib olla kõikides valdkondades, mis sulle olulised on, et siin võivad olla suhted, et on valida mitme erineva inimese vahel või siis samas võib olla ka valida, kas jääda suhtesse või mitte jääda suhtesse või et kuidas nagu seda suhet toimima saada. Valikukoht võib olla töökohtade vahel, eneseteostuses, milles iganes. Et ära satu segadusse, ära kaota pead, lihtsalt alati süda teab, mis on kõige õigem. Järgmise kaardina tuleb välja selline kaart nagu mõõkade 4. Mõõkade 4 väljendab seda, et võib-olla oleks aeg sellest virvarrist, mis sind ümbritseb, võtta aeg maha ja teha paus. Samas võib ta tähendada ka seda, et 3 kuu pärast on sul puhkus selline ja loodetavasti on see sinu valikul puhkus ja sind kosutav ja tervendav puhkus. Mitte see, et sa oled ennast haigeks töötanud ja siis sind niimoodi vägisi puhkama pannakse. See on minu elukogemus kusjuures, et ma kipun väga palju üle töötama ja ummikusse jooksma selle asemel, et õigel hetkel aeg maha võtta ja lihtsalt puhata. Et valikut siin sul on ju. Järgmise kaardina on väljas selline kaart nagu karikate kuninganna. Karikate kuninganna on selline imeline kaart, mis näitab seda, et sa oled oma emotsioonide ja tunnetega täielikus kooskõlas, sa oled pika tee maha käinud ja sellest virvarrist iseenese ümber ja sellest puhkusest ilmselt välja astunud ja iseenese väesse, et karikate kuninganna on hästi naiselik, ta on intuitiivne, ta teab täpselt, mida ta tahab ja kuhu poole ta liigub ja ta on iseendaga ja oma tunnetega väga heas kooskõlas.
ja viimase kaardina tuleb välja selline kaart nagu müntide 9. müntide 9 on külluslik, imekaunis kaart, mis väljendab seda, et kogu suur töö ja vaev on nähtud, tehtud, lihtsalt siruta käsi välja ja võta vastu see, mis sa oled ära teeninud. Nüüd 3 kuu pärast mulle tundub, et sa oled väga heas paigas, sa oled puhanud, sa oled iseenesega kontaktis, oma intuitsiooni ja oma tunnetega väga heas kooskõlas ja sul on nagu selline palgapäev või see hetk, kus sa saad vastu võtta kõik hea ja parema, mis on kõiksusel sulle anda. Imeline ja kaunis koht, kus olla. Aitäh sulle! Tere sulle, kui sa valisid selle heledama kaardipaki ja siin on sinu kaardid ja esimesena tuleb lauda selline kaart nagu sauade 10. sauade 10 on natukene raske energiaga kaart. Siin pakis on ta küll imetore, et kes ei jaksaks lillekoormat kanda, aga klassikalises taros on ta selline kaart, kus mehel on kukil 10 saua, koormatud ja vaevatud. Eks ta natukene mõtlema paneb, et mis toimub sinu elus praegu. Kas sa annad endale piisavalt puhkust? Mis sul käsil on? Ega sa ei ole iseendale liiga suurt koormat kanda võtnud, et vaata, mis su elus praegu toimub. Ja pea meeles seda, et sina ise oled oma elu looja, et enda koormat saad kergendada ainult sina. Sa saad abi küsida ja kui sul abi antakse, on väga hea, aga vastutad enda elu eest siiski ainult sina ise. Kellelegi teisele ei saa enda koormat anda, küll aga saab keegi seda võtta vabatahtlikult kanda. Nii, järgmise kaardina tuleb välja selline kaart nagu täht. Täht on hästi huvitav kaart. Ta väljendab otse kui sellist igatsust millegi suurema ja tähenduslikuma järgi ja samas ta väljendab ka sellist täielikku kontaktis olemist iseendaga. Et hoolimata sellest, et sa võib-olla hetkel oled ennast üle koormanud, siis 3 kuu pärast on see koorem õlult heidetud ja sa oled oma elu täht, oma elu looja. Imeline on seda vaadata, et hea meel sinu üle. Järgmise kaardina on väljas selline kaart nagu maailm. Maailm on väga mõnus ja positiivne kaart. Maailmakaart kõneleb sellest, et vähe sellest, et sa enda elu staar oled, oled sa ka enda nagu maailma keskpunkt ja looja. Imeline kaart tegelikult, mis väljendab seda, et 3 kuu pärast on sinu elus ilmselt toimunud mingi suurem pööre ja sa oled väga õnnelikus ja mõnusas paigas iseendaga. Nüüd järgmise kaardina tuleb välja selline kaart nagu karikate 3. karikate 3 väljendab tähistamist, pühitsemist koos oma kallite ja lähedastega. Ta võib tähendada ka mingit sellist suuremat pidu, kas siis juubelid, pulma, mis iganes on sellised pidulikumad, suuremad, tähenduslikumad peod, kus me saame koos oma endale kallite inimestega tähistada ja pühitseda seda, mis on meie jaoks oluline. Ehk siis kokkuvõtlikult öeldes, siis 3 kuu pärast oled sa otse kui uue maailma omanik ja saad seda tähistada ja pühitseda koos oma kallite inimestega. See energia siin on otse kui selline suure töö ja suure unistuse täitumine ja külluse saabumine sinu ellu, et sa saad seda teistega ka jagada. Mulle tundub, et 3 kuu pärast oled sa väga mõnusas paigas, nii et raskused on möödas ja jääb üle ainult tähistada ja pühitseda. Aitäh sulle!